Demokaaradid üritavad valimisi kaotada, hääletades kõige kehvemate kandidaatide poolt, keda nad suudavad välja mõelda. Rassistid, Ameerika-vastased kommunistid, hullumeelsed, islamistlikud psühhopaadid. Ja tänases rubriigis, millise rumala demokraadist kandidaadi nad suudavad esida tõsta, on meil Francesca Wong, kes on ilmselgelt Francesca Hong, kes on täiesti ja täielikult rassist. Ma ei olnud alati teadlik teiste mittevalgete kogukondade raskustest, sest minu jaoks oli assimileerumine alati esikohal. Ja nii ma abiellusin. Minu lähedus valgelikkusele jätkub, eks. Minu poeg on segarassiline. Ta on poolenisti valge ja poolenisti korealane. Ja ma arvan, et küsimus, milline on tema identiteet ja kuidas teised teda tajuvad, on mul alati meeles. Ta on valgelikkusele lähedal. See on inimene, kelle poolt demokraadid arvavad, et peaks hääletama. Ja pole üllatav, et see video läheb uskumatult viraalseks. Sest kallid, see on rassis valgete inimeste suhtes. Ja ema, kes ilmselt abiellus valge mehega, kuigi ma ei tea, me võime selle välja uurida, üks hetk vaatame. Francesca Hongi abikaasa väidab, et tema poeg, on polenisti valge, see on tõesti probleem. Ja poisid, mida te arvate? Mida see tähendab ülejäänud ameeriklaste jaoks, kes on valged ega ole polenisti korealased? No mõtlen, jumal küll, nende inimeste rassism. Ja pole ime, et see naine on oma hullusega meeletult viraalseks läinud. Aga ta ütleb veel asju, eks? Ja ma ikka veel ei saa aru, kuidas inimesed, kes üritavad saada valituks 2 partei poolt, ei mõista, et internet mäletab kõike, eriti kui sa ütled selliseid hullumeelseid asju. Restoraanitööstuses, kui meil on midagi otsas, ütleme me, et see on otsas. Ja ma ütleks, et on kuradi aeg Trumpist lahti saada. Kas te teate, mida 86 tähendab? See känti termin, eks? Okei, on eeg Trumpist saada Ameerika president. See on inimene, keda te tahate demokraatide kandidaadina. Ta esindab meie valitsuse täielikku läbikukkumist, hoida meid kaitstuna nii viiruslike kui ka süsteemsete ohtude eest. Ma mõtlen, mulle tundub, et sina oled oht, sest kardad seotust valgelikkusega, hoolimata sellest, et su poeg on poolenisti valge ja sul puudub emotsionaalne võimekus näha, et midagi võib olla kaitsmist väärt. Vaatame, mida Mead selle kohta ütleb. Tal on alati hea vaatenurk. Politsei kaotamine on üks osa meie kriminaalõigussüsteemi reformimisest ja ümberhindamisest. Politsei kaotamine on üks rumalamaid ideid, mis on kunagi meie ühiskonda imbunud. Ja see on šokeeriv, et inimesed arvavad endiselt, et selle eest saab valituks osutuda. Pärast politsei kaotamist vabanevad vahendid tuleb suunata rehabilitatsiooniteenustesse. Vaimse tervise teenused vanglas viibijatele, tabades, et me püüame vähendada oma vanglapopulatsiooni. See naine rääkis just politsei kaotamisest ja politseiosakonna rahastuse lõpetamisest. Ja nüüd loen teile sõna kaotama definitsiooni. Kaotama tähendab ametlikult lõpetada või täielikult kõrvaldada mingi seadus, süsteem, tava või institutsioon. Ta räägib politsei kaotamisest, samuti rahastuse täielikust lõpetamisest. See on Wisconsini osariigi kuberneri kandidaat. Hullumeelne. Ma peaksin ütlema, et see on kuberneri kandidaat osariigis. Hullumeelne, et on juhtiv demokraatide kandidaat. Hullumeelne, et on juhtiv demokraatide kandidaat, kui ta räägib seotusest valgelikkusega. Et te peaksite Trumpi kõrvaldama, et te peaksite politsei kaotama. See on hullumeelne fakt. Need on sellist tüüpi isikud, keda demokraadid peavad sobivaks osariigi etteotsa panema. Hullumeelne. Ma ei öelnud sulle, muide, tal on diagnoositud bipolaarne häire. See teeb kõik halva paremaks. See teeb kõik paremaks. Ta pole ka veel täiesti stabiilne. Issand. Lisaks kõigele sellele kaevati ta just kohtusse. Ja see on huvitav. Teda kaevati kohtusse tasumata krediitkaardi võla pärast. Ja teda kaevati kohtusse sel aastal 26. mail 2026. Nii et sa ütled mulle, et teil on kandidaat, Wisconsini demokraatliku partei juhtiv kandidaat, kellel on võlg, mida ta peab tabasi maksma. Tal on selgelt diagnoositud probleem, vaimuhaigus, vaimne häire. On kutsunud üles Trumpi mõrvamisele. Tahab politsei töö kaotamist, kes ei talu valgelikkuse lähedust, hoolimata sellest, et tema poeg on poolenisti valge. Ja demokraadid tõesti arvavad, et ta sobib hästi võimule. Hello! Summaks oli $29 000, $29 300. Teda kaevati kohtusse tasumata krediitkaardi võla pärast ja tema pere aitas ta välja. Nad maksid selle ära. Muidugi nad tegid seda. Täpselt nagu Sotsiavist.
tee kulutusi ja lase kellelgi teisel need kinni maksta. Ta teeb seda ka oma isiklikus elus. Ta nimetab end taas demokraatlikuks sotsialistiks ja räägib politsei kaotamisest. See on meie ülesanne tagada, et need inimesed ei saaks võimu. Ja kui sa oled Wisconsinis, valmistu hääletama. Kontrolli, kas oled registreeritud. Hääletada. Ja kui sa ei ole registreeritud, siis registreeru. Ma leian, et on hullumeelne, et ameeriklastest ainult 10% on tegelikult huvitatud poliitikas sekkumisest. Kallid inimesed, iga inimene maailmas peab nüüd end kokku võtma ja mõistma, et tema hääl on tõeliselt oluline või muidu lähevad hullud inimesed välja ja hääletavad hullude inimeste poolt. See ongi kõik. Kui sa ei osale poliitikas, siis osalevad poliitikas rumalad inimesed. Ja see ei ole see, mida sa oma riigile tahad. Ma põhimõtteliselt arendasin isikliku hääletustööriista nimega Precinct. See siin on veebilehe avaleht. Sa saad klõpsata sellel ei ole valijana registreeritud, et registreeruda. Ja see suunab sind sinu osa riigi registreerimislehele. Näiteks, kui oled Wisconsinis, valid Wisconsini ja siis saad kontrollida oma registreeringut või registreerida, mis on sinu arvel. Väga lahe. Nii et ta tegelikult aitab inimestel hääletada õigete asjade poolt. Jällegi meeletuletus. Need kommunistid, sotsialistid, hullumeelsed inimesed teevad nii palju kahju ja neid valitakse demokraatliku parteisse. Ma ei tea selle inimese kohta eriti palju. Ma uurisin seda vahetult enne saadet, et teada saada, kust ta pärit on. Ja seal öeldi, et ta on Koreast. Ta on esimese põlvkonna immigrant Koreast, aga ei täpsustatud millisest Koreast, kas Lõuna-Koreast või Põhja-Koreast. Sest kui vaadata tema poliitikat, siis ta on ilmselgelt pärit Põhja-Koreast, sest ta tahab puhast kommunismi, aga palju hullemat kommunismi, kui me oleme kunagi Ameerikas näinud. Ja see oleks Wisconsini valge elanikkonna jaoks õudne. Wisconsin on 80% valge ja ta vihkab valgeid inimesi. Lubage mul olla teiega väga selge. Demokraatlik partei, lubage mul seda uuesti öelda. Lubage mul olla väga selge. Demokraatlik partei üritab eelseisvatel valimistel kaotada. Sest Wisconsinis, linnas, mis on 80% valge, nad üritavad esikandidaadiks seada kommunisti, kes usub politsei kaotamisse, kes usub Trumpi kõrvaldamisse, kes on isiklikus võlas, kes kardab seotust valgesusega, kes võib-olla on pärit Põhja-Koreast või Lõuna-Koreast, kuid kellel on hullumeelsed ideoloogiad. Ja nad arvavad, et just selline inimene peaks neid esindama. 80% Wisconsinist peaks selle naise vastu hääletama. Muidugi läheks see kokku kommunistliku ideoloogiaga, mille eesmärk on olla võimalikult rõhuv nende inimeste suhtes, kes panevad ühiskonna toimima. Ta tahab ka vanglad kaotada. Ta tahab politseilt rahastuse ära võtta. Pangaja toidupojad. Täpselt nagu toidupoodide riigistamine tähendab, et valitsus saab kontrollida sinu toitu. Ja see on sõna otseses mõttes viimane asi, mida sa tahaksid. Francesca Hong. Siin pole midagi muud kui viha valgete inimeste vastu. See, ta ütleb seda oma enda poja kohta, ütleb juba nii mõndagi. Inimesed on endast väljas ja neil on selleks õigus. Sest kui sul on keegi, kes kardab seotust valgesusega, isegi kui tema enda poeg on poolenisti valge, siis tead, et sul on tõsine probleem. Ja sellega aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.